tulemas Rakvere staadionile. esimene 16. voor on alanud. Давай, давай!
Kuna? No nii, seekord siis viik, aga kuidas mänguga üldiselt rahule võib jääda? No, mäng algas meie jaoks väga halvasti, et me ei harjunud ära sellega, et vastane mängib sarnast mängu, me ise mängime, et pressis meid kõrgelt ja me natuke läksime selle pealt paanikasse, aga ütleme siis pärast harjusime selle tempoga ja Levadia mängustiiliga ja ütleme teine poolega on väga rahul. Lihtsalt ei tulnud väravat ja see on ainuke negatiivne külg praegust mängust. Muidu teine poolega väga hästi mängisime. Nüüd millega nagu võib rahule jääda ja millega nagu pigem mitte? No rahule võib jääda kindlasti teise poole just selle tahtega ja selle usuga, et meil on vaja seda väravat ja me saame sellega hakkama, aga pigem millega rahule mitte jääda on ikka meil see realiseerimine, et me ei suuda lihtsalt 100% võimalusi ka sinna võrku lüüa, kas on see siis 2 meetri pealt või tühja väravasse, aga lihtsalt ei lähe, siis pole midagi teha. No. Küll hakkab minema üks hetk. No. Nüüd järgmine mäng on samuti Levadiaga, aga võõrsil, et mida parandada, et võit tuleks ikkagi koju Rakveresse? Noh, parandame, nagu praegu rääkisime riietusruumis, et parandame trennis käimist kõigepealt, siis tulevad ka paremad puuted ja paremad realiseerimised. Aga üldiselt ma loodan, et järgmine mäng lihtsalt saame sama hea koosseisu kokku, et selles mõttes ma kardan, et see on ainukene probleem, aga kui mängijad nüüd käivad need trennid kohal, siis ma usun, et tuleb kindlasti juba selle pealt parem mäng. Aitäh ja edu! Aitäh! Kuidas võib mänguga rahule jääda? No üldkokkuvõttes võib ikka rahule jääda, kuna lõpus oli näha, et meeskond tahtis ikka võita, mängis nahaalselt ja üks värav tuli ära, aga nii palju võimalusi oli, mis jäid realiseerimata, et nende arvelt läks siis võit käest ära. Sinule on see siis esimene hooaeg esindusvõistkonnas ja täna ka esimene värav. Kuidas see sündis ja kuidas sa tunned nüüd pärast seda väravat? No eks muidugi on hea meel, et nagu sai linnukese kirja, aga sündis nii, et meeskond mängis nii ilusti lihtsalt rünnakule ja sealt lihtsalt pidi värava lööma, sealt oli võimatu mööda lüüa. Aitäh ja edu! Aitäh!